Tere! Olen Rasmus JCI Estoniast ja räägin teile täna, mis on JCI ja miks see peaks teid huvitama. JCI on globaalne võrgustik, noori vahemikus 18–40. Tänaseks on meid enam kui 160 000 ja me katame ära rohkem kui 100 riiki. JCI-s on kõigil liikmetel võimalus luua positiivseid muutusi kas kohalikul või lausa maailma tasemel. JCI väärtus seisab 4 sambas. Esiteks, me õpime läbi tegemise. Me pole puhtad teoreetikud, me võtame asjad kätte ja teeme ära. Teiseks, me kasvatame uusi juhte. Igaüks meist saab oma JCI elukäigu ajal proovida paljusid erinevaid rolle ja juhte nii ennast kui ka teisi. Kolmandaks, me pakume hästi toimiva kontaktvõrgustiku. Kui sul on idee või probleem, leiad sa endale alati mõttekaaslased. Viimaks, me oleme rahvusvahelised, sest meie võimalused ei piirdu Eesti piiriga. Läbi nende 4 samba on JCI Estonia kodadest välja kasvanud suured teod, nagu maailmakoristuspäev, milles on osa võtnud kokku juba 50 miljonit inimest. Veel on meist välja kasvanud projektid nagu Rat Race, JCI jõulupuu ja kõige uuem kampaania Ära joo plasti. Kõik ühtse sihiga teha oma ümbruskonda iga päev natukene paremaks. Need tegemised ja väärtused toovad JCI-sse huvitavaid inimesi. Näiteks on JCI-st läbi käinud endised Ameerika presidendid nagu Bill Clinton ja JFK. Lisaks veel Bill Gates ja Kofi Annan. Eesti enda Bolti co-founder Martin Villig oli ka kunagi JCI liige. Lõpuks, inimesed on need, miks JCI-sse tullakse. Isegi sattusin JCI-sse läbi oma Mauritiuselt pärit sõbra, kui Edinburgh'is magistrikraadi omandasin. Kui tunned, et on aeg teha samm oma mugavustsoonist välja, siis vaata kindlasti meie kodulehte jci.ee. Ja kui täiesti kindel pole, siis pärast neid JCI lugusid oled. Hei! Mina olen Kätlin JCI Toompeakojast. Minu JCI lugu on küll ajalises mõttes päris lühike, aga tegevuse poolest tunnen, nagu oleks olnud liiga juba aastaid. Viimased 8 aastat elasin ma Suurbritannias, millest esimesed 5 õppisin ülikoolis ja viimased 3 aastat töötasin Londonis ühe suurima Hiltoni hotelli osakonna juhatajana. Aga nagu te arvata võite, pani koroona hotellindusele päris suure põntsu ja juba eelnevalt küpsenud ideed midagi uut proovida said teoks. Nii kolisingi ma tagasi Eestisse ja hetkel teen TalTechis oma ettevõtliku juhtimise MBA-d. Samal ajal tegin ka karjäärivahetuse ja aitan Eesti startupil DreamApply'l uusi turgusid vallutada. Otsides enda jaoks uut võrgustikku ja ägedaid kogemusi, leidsingi JCI. Juba esimesest kokkupuutes Jessicatega suvisel Saaremaal tekkis mul tunne, nagu ma oleksin nende inimestega juba aastaid sõbrad olnud. Ja nii ongi viimased 7 kuud mind viinud ühelt JCI ürituselt ja võimaluselt teise juurde, pakkudes võimalust õppida midagi uut ja huvitavat, aga astuda ka mugavustsoonist välja. Näiteks oli mul võimalus olla eelmise aasta JCI Estonia presidendi palliõhtujuht, aga tänu koroonale või pigem koroona tõttu pidime me selle palli vähem kui nädala ajaga virtuaalseks liigutama ja nii sain ma ka võimaluse olla õhtujuhina ka saatejuht. Ehk siis juhtisin Facebooki live show'd umbes 150 inimesele. Minu jaoks on JCI võimalus panna ennast proovile erinevates rollides ja valdkondades kogenud mentorite toel. Näiteks tahtsin ma väga saada ka projektijuhi kogemust ja hetkel töötangi välja loengute sarja gümnasistidele, mille eesmärgiks on neile tutvustada erinevaid karjäärivalikuid ja anda neile võimalus teha seetõttu informeeritum eriala valik tulevikuks. Minu jaoks on JCI selle lühikese aja jooksul andnud nii uusi teadmisi ja aidanud avardada oskusi, mida ma isegi ei teadnud, et mul on. Ja see kõik on siiski olnud võimalik tänu nendele ägedatele ettevõtlikele inimestele, kellest JCI koosneb. Nii et vaata jci.ee ja tule liitu sinagi JCI perega. Tere, mina olen Kristjan ja JCI-sse sattusin ma 8 aastat tagasi. Olin siis igapäevaselt spetsialist, tarkvara arendaja ja austades mul puudus igasugune ambitsioon, et liikuda kuhugi kiiremini või kõrgemale. Ja ma ei teadnud, et minus võiks peidus olla mingisugused teistsuguseid andeid ja teistsuguseid oskusi. Ma olin enda jaoks igati välistanud võimalus, et minust kunagi võiks saada juht. Sest minu tollane tagasihoidlik loomus ja minu tollane arusaam, kes on juht, need ei läinud omavahel üldse kokku. Aga JCI-st
õppisin ma, mis asi on üldse juhtimine. Ma õppisin siin juhtima iseennast, ma õppisin siin juhtima teisi ja seda kõike kogemuspõhiselt, mitte teoreetiliselt. Ma olen saanud siin võimaluse juhtida mõnda valdkonda, ma olen saanud siin võimaluse juhtida projekti, ma olen saanud siin võimaluse juhtida organisatsiooni, olles eelmine aasta JCI Tallinna president. Ja aastal 2017, kui ma võtsin juhtida projekti Rat Race Tallinn heategevusliku jooksu, siis see andis mulle ka tõuke, et teha oma karjääris muudatus, et liikuda spetsialisti rollist juhi rolli tol ajal Skype'is. Ja seda kõike selle tõttu, et ma sain hea kogemuse ja eneseusu, et ma päriselt sobingi juhi rolli. Ma sain kogemuse, kuidas panna kokku meeskond, kuidas selle meeskonnaga koos teele minna, kuidas läbi mitmete pikkade kuude ja raske töö tuua head tulemused ja arvestades, et selle kõige juures kõik need inimesed on vabatahtlikult oma perede, oma põhitöö ja põhielu kõrvalt. Neid ei hoidnud seal projektis mitte miski peale sisemise motivatsiooni ja just see ongi juhtimises väga oluline, et kuidas hoida neid inimesi koos, kes toimetavad sinu meeskonnas sisemise motivatsiooni baasil, mitte välise motivaatori põhjal. Nothing happens until you move, on Robin Sharma öelnud. Sinus on peidus palju rohkem, kui sa isegi arvad. Sinus on palju rohkem potentsiaali. Ja JCI on just see koht, kus seda avastada, katsetada, proovida. Ja ma luban sulle, et kui sa oled valmis hüppama sinna ebamugavustsooni, võtma vastutust ja proovima, siis sa avastad enda kohta palju rohkem, kui sa muidu seda teeksid. Kohtume JCI's. Hei, mina olen Annet ja minu JCI teekond sai alguse juba 9 aastat tagasi, mil olin hiljuti oma ülikooli õpingud lõpetanud. Olin nii gümnaasiumis kui ülikoolis see, kes alati korraldas erinevaid üritusi ja püüdis inimesi omavahel kokku tuua. Tahtsin kogu aeg midagi uut ja suuremat ette võtta. Ja pärast bakalaureuse õpet ma tundsin, et näpud jätkuvalt sügelevad, aga ei osanud sellele esimese hooga mingit väga head väljundit leida. Saatuse tahtel potsatas minu e-posti kutse lüüa kaasa JCI heategevusürituste korraldamises. Ja ma pean ütlema, et see oli sellel hetkel täpselt see, mida mulle vaja oli. Lõin JCI tegemistes aktiivselt kaasa üle poole aasta, kuni elu mu hoopis Taani magistriõppesse viis. Ma teadsin, et JCI organisatsioon tegutseb rohkem kui 100 riigis ning lootsin, et Taani oleks üks nendest ja oligi. Seega otsisin omale lähima JCI koja, nii me kutsume oma organisatsiooni üksusi ja mind võeti kohe kui pereliiget sinna vastu. JCI liikmelisus avas minu jaoks võõras riigis ka nii mõnegi vajaliku ukse. Taanis olin JCI väga aktiivne liige ja korraldasime vägevaid kogukonna projekte suuresti ka just välismaalastele, kes elasid Taanis, kuna ma tundsin nende muresid kõige paremini. Kui elu mu tagasi Eestisse tõi, siis jätkasin oma nii-öelda JCI karjääri jällegi siin, kuni selleni välja, et mind valiti 2020. aasta JCI Estonia presidendiks ehk esindasin meie rahvusorganisatsiooni kogu maailmas. Tänaseks on mul arvukalt sõpru vähemalt 50 riigis ja püüame üksteist ka ikka külastada nii tihti kui võimalik. Ning millisesse riiki ma ka ei läheks, JCI liikmed võtavad mind alati vastu nagu omasid.